Aasta 1520 Ponte Delgado sadamas San Migueli saarel keset Atlandi sinavat rahutust kogunesid uudishimulikud elanikud rannaäärsele kivisele kaldale. Eelmisel ööl oli möllanud maru, torm, mis räsis merd ja paiskas laineid vastu kaljusid, justkui oleks ookean tahtnud ise saarele tungida. Kuid tormi vaibudes ei toonud hommik ainult vaikuse lootust, vaid ka midagi hoopis erakordset. Rannal oli uhutud kaubalaevarusud, tumedad, meresoolaga kaetud laudadest jäänukid, mille vahelt paistsid raskepärased kirstud, tugevad ja rauast lukkudega suletud. Oli selge, et see polnud tavaline kaup. Mõned kirstud olid graveeritud, teised tähistatud müstiliste märkidega. Kõik andsid tunnistust, et need varjasid midagi väärtuslikku. Kuid kapten, mees, kes teadis, mida need kirstud peidavad, oli kadunud. Meri oli ta endaga võtnud ja ometi ei jätnud ta kõike juhuse hooleks. Iga kirstu juurde oli kinnitatud väike mõistatus, salapärane vihje, mille lahendamisel võis ehk arvata, mis peitub selle sees. Vaid kapten teadis vastuseid, aga nüüd tuli lahenduseni jõuda teisiti, tähelepanu ja kujutlusvõimega.